Mul on hea meel, et te olete siin koos minuga ja et ma saan teile rääkida täna rohejuttu. Ja minu nimi on Marit ja mina olen siis hingelt ja elukutselt aednik. Nii praktiseeriv aednik kui aednik, kes tahab muuta maailma ja räägib teistele inimestele ka aiajuttu ja taimejuttu. Ehk ma koolitan, teen erinevaid aianduskoolitusi ja kirjutan ka lugusid. Mulle endale meeldivad sellised teistsugused taimed, erinevad huvitavad söödavad taimed, et näiteks praegu mu kirg on söödavate õitega kultuurid. Aga samas ma olen täielikult aianduse fänn, et nii minevikust, olevikust kui tulevikust aiandust mind huvitab. Ja samas mulle meeldib ka niisugune natuke kiiksuga teistmoodi, et mulle meeldivad sellised nii-öelda teistmoodi aianduse asjad. Ja siin pildil on näha ka, kus ma olen ühe suure marjaga ehk kõrvitsega, kus ma olen ühe suure redisega. Et see on mu esimene aasta, kus ma lasin redise õitsema ja tekitasin redisele seemneid. Ja siin ma olen ühe kena redise seemnete pundikesega. Ja lõpus on siis üks pilt sellest, kuidas ma teen ühte pisirohe loengut. Miks võib uskuda, mida ma räägin, et lisaks sellele, et hingelt ja elukutselt aednik, et lihtsalt, et mida ma kus olen teinud, et ma olen õppinud aianduskoolis, Eestimaa ülikoolis ja praktiseerinud siis Tallinna botaanikaaias aiandust, seda siis peaasjalikult iluaianduse valdkonnas ja sibullillede teemal, et üks pilt, kus ma oma armastatud sibullilledega olen, kevadel krookustega. Lisaks sellele on siis mul koos elukaaslasega ettevõte OÜ Pisirohe, kus me kasvatamegi nii-öelda aknalaual rohelisi taimi. Et me siis nii-öelda tähendab seda, et me tegelikult kasvatame neid siis sellises sisekasvuhoones. Ja kodus toimetan, eks ju, et meil on ettevõte on ka meie enda kodus, aga siis on ka selline koduaed, et siin üks pilt on meie koduaiast, kus mul on põld, eks ju, põllu peal kasvatan, aga mul on ka niisugune väike konteineritega aiakene, kus siis meie väike mudilane peaasjalikult toimetab, et see on temale loodud nii-öelda. Ja muidugi praktiseerin ka fotograafiis ka Tallinnas, et seal siis teen õues kõike seda haljastust, mis seal on ja toas siis toataimedega ka, et selline aiandus igatpidi nii õues kui toas. Millest me täna räägime, sissejuhatus on tehtud. Räägin siis nendest pisirohedest ehk võrsetest, siis seemnete idandamistest, muudest köögiviljanduse nii-öelda võtetest, kuidas kodus aknalaual saaks mingisugust rohelist või lihtsalt mingisugust mõnusat ampsu. Siis toataimedest, mis on ka söögiga seotud. Lõpus on siis üks niisugune väikene kingitus, mis teile tuleb. Ja siis nagu öeldud, see viimased 15 minutit on siis küsimuste-vastuste aeg. Ja alustame sellega, et tegelikult minu suurem eesmärk on inspireerida ja motiveerida teid, et väikeste viisidega teha enda toidulauda rikkamaks ja mitmekesisemaks ja näiteks ongi need samad pisirohetaimed, mis kasvavad 7-10 päeva või siis idandid, mida on võimalik juba 5 päevaga nautida, et nende abil muuta oma toidulauda siis kirevamaks, värvilisemaks, aga ka siis natukene tervislikumaks. Et siin on üks näide meie toidulauast, kus on siis kõik taimne, et see on üks minu selline väljakutse, olla iga päev natuke rohkem taimsem ka söögi mõttes, et siin on alates
quinoast, tomatitest kuni porgandite, sibula, aga siis ka pisirohe, nuikapsa pisirohe, sinepi pisirohe, söödavad õied, aga ka näiteks lehtkapsa krõpsud. Et see tegelikult ei olnudki nii keeruline sellist värvilist lauakest teha ja lõppkokkuvõttes oli veel see kõik nii tohutult maitsev ka, et alustame lihtsalt pisikeste sammudega ja küll kunagi on siis see toidulaud meil veel värvilisem ja tervislikum. Ja just need sammud on olulised selleks, et nii meie enda elu oleks hea, aga ka meie tulevik ja lapsed on meie tulevik. Ja ma väga armastan kõiksuguseid koolitusi ja asju, mis on seotud lastega lasteaias või ka algkoolis, sest et lapsed on nii ägedad. Nad on nii vahetud. On väga vähe lapsi, kes ei tahaks mingisugust rohelist süüa. Tavaliselt nad on nii vaimustuses sellest, et nii armsad väikesed taimekesed ja siis nad maitsevad ja nad on nagu nii üllatunud sellest, et vau, et sellised pisikesed taimed on söödavad ja minu meelest ongi kõige kihvtim see, et see pisikene taim ongi samm selle lapse rohelisema tuleviku nimel, alates sellest, et ta õpib uusi taimi tundma, kuni tema nagu toidulauani välja, et meil on ka alati kodus mingisugune roheline laua peal. Ja isegi kui alguses meie väike laps, meil on 2,5-aastane kodus, et kui tema nagu ei olnud liiga, et tahaks seda rohelist süüa, siis juba vaikselt kannab vilja, et ta on nii julge, käib ja maitseb ja proovib ja kui ta meil siin kasvuhoones ka ringi käib, siis ikka jälle midagi endal suus ja siis ta seal sööb ja tema näiteks kõige lemmikum ka, see on paar päeva tagasi tehtud piltse, kus ta siin sinisega on, sõi 2 suupoolega päevalille, et talle tohutult maitseb päevalill ja hernes ja sealt saab ta oma päevase vitamiini koguse kätte. Et see on tegelikult ka üks selliseid põhjuseid, miks ma seda armastan teha, et muuta kellegi maailma ja loodetavasti siis just laste maailma. Ja lisaks siis pisirohele on siis meie lapse nimi on Karu ja siis siin on ta ka idanditega, et nii idandeid kui pisirohe sööb hea meelega. Nii. Ja aknalaua aianduses siis selles mõttes, et jah, et mina täna räägin pisirohest, idanditest ja siis muudest vahvatest võtetest, aga tegelikult see aknalaua aiandus on siis nagu suurem ja laiem ja siin on ka näha, et need põlemad pildid on tehtud minu enda aknalaualt, kui me kunagi elasime linnas, siis seal vasakul pool ongi minu elu esimene pisirohe kasvatamine, et kunagi oli aianduskoolis vaja teha selline katse, need on minu elu esimesed redised, mida ma kasvatasin aknalaua peal ja see pilt on ka tehtud kuskil veebruarikuus ja tuli super hästi välja. Toona ma veel ei teadnud, et ma hakkan päriselt ise tegelema sellise põllumajandusega, aga oli äge katse ja mul on hea meel, et ma selle kunagi ära tegin, et jõuda nüüd siia, kus ma olen. Et siin on juba rohkem, et mulle meeldib igasuguseid taimi paljundada, et nii vee sees kui mulla sees. Et see aknalaua aiandus on jah selline suur ja lai valdkond, nii siis toidutaimede mõttes kui muude taimede mõttes. Ja nendest kõigist ma siis räägingi. Ja pisirohe, räägin pisirohest. Ilmselt, kui te juba olete reklaame asju näinud meie koduleheküljel, et siis te teate, et me kutsume siis neid rahvakeeli võrsaid pisirohedeks, sest inglise keeles on nad microgreens ja kui me kunagi alustasime selle teemaga, siis meile nagu see sõna, see pisirohe nii tohutult meeldis ja me otsustasime kogu oma ettevõtmise ümber pisirohe tekitada. Et need väikesed taimekesed on siis botaaniliselt tõusmed. Nad on toiduks mõeldud pisikesed maitsetaimede, köögivilja või juurvilja taimede tiitekesed. Nad koosnevad iduvarrest, idulehtedest
ja osad kultuurid, näiteks hernes, siis ka pärislehtedest. Et võrreldes idanditega, et siin pildil ongi siis idandid, on need hunnikroosad, võrreldes idanditega siis pisirohe puhul tarvitataksegi seda taime, kui ta on selle iduvarre küljest ära lõigatud. Pisirohe taimed kasvavad siis mingisuguse kas mulla või tselluloosimatti või mingisuguse muu substraadi peal. Tavaliselt niisugune keskmine aeg on 7 päeva. Osad kultuurid seal näiteks päevalill, hernes, basiilik, kaer, nisu, et need kasvavad natukene kauem, et seal 2 nädalat pluss. Aga nende tohutu suur väärtus ongi see, et sa tegelikult saad selle väga lühikese ajaga, selle 7 päevaga endale väga suure hunniku taimset vitamiini. Et kuna nad on noored taimed, siis kõik need vitamiinid on selles pisikeses taimes nii-öelda alles. Et kui see redis kasvaks siin 30 päeva, 40 päeva, siis paljud vitamiinid on näiteks lendunud, näiteks C-vitamiin. Paljud vitamiinid ongi lihtsalt läinud nendesse lehtedesse, mida ei sööda. Et siis kuna ta on 7 päeva vana, siis ta on nii-öelda nagu väike vitamiinitabletikene. Kõik on olemas, sööd ära ja saad näiteks ongi C-vitamiini, B või E-vitamiini saad kõige rohkem siis nendest taimedest. Nende tohutu suur eelis ongi see, et neid on siis, saab kitsastes tingimustes kasvatada, et ka talvel väikese lambikesega täiesti pimedas toanurgas 7 päeva juba on sul kasulikud vitamiinid olemas. Kultuure on palju erinevaid. Et olen mitu korda maininud redist, hernest, päevalille, kõiksugused nii-öelda kapsad, nuikapsas, peakapsas, brokoli. Hästi ilusad ja kihvtid taimed on peedid, aga peedid on võib-olla natuke niisugused keerulisemad kultuurid, et ma pigem soovitan alustadagi näiteks hernest, päevalillest, redisest. Väga ilus on rebasein, amarant. Aga ka näiteks see redis, rambo. Pisirohe on siis võimalik kasvatada nii mulla peal kui mingisuguste erinevate mattide peal, et näiteks tselluloosimatt, kookosmatt, jutematt, lambavillast tehakse matte. Et täpselt nii, kuidas midagi kätte satub, nii võib siis proovida ja katsetada. Aga muld võib-olla siis alustamiseks on selline kõige nii-öelda rollikindlam. Neid võib kasvatada sellise madala anuma sees, aga täiesti võib ka poti sees kasvatada. Et siis selle poti eelis on võib-olla see, et kuna siin on rohkem mulda, siis hoiab seda niiskust paremini. Pisirohe seemnete peale võib panna mulda, ega ei pea panema mulda. Et just nagu praktikuna, kui me kasvatamegi restoranidele ja elaklientidele pisirohe, meie ei pane oma seemnetele mulda peale, selleks, et siis on mul puhtam toode ja ma saan rohkem toodet ka. Et kui ma panen sinna mingisuguse väikese kihikese seda mulda peale, siis mul läheb nii-öelda nagu toodet kaduma, nii-öelda toodet läheb kaduma, eks ju. Aga alustamiseks mina soovitan mulda peale panna, et kuna pisirohe taimedega ongi niimoodi, et kui sa teed selle külvi ära, sa niisutad selle ilusti ära, siis on hästi oluline jälgida, et see külv ei kuivaks läbi. Ja kui panna sinna peale natukene mulda, siis see muld hoiab seda niiskust paremini. Külvi peale võib panna ka kile või kaane, jättes väikese augukese, et see samamoodi hoiab seda niiskust paremini. Hästi vahvaid erinevaid pisirohe kasvatamise komplekte levib kaubanduses ja üks, mida ma ka ise olen proovinud kodus, on siis selline vahva savist mold, kuhu saab panna seemned peale. Seda tuleb siis alguses hästi tublisti hoida niiskuses, et need juured saaksid vee sisse kasvada, et võimalik ka niimoodi
väga esteetiliselt niimoodi purgi sees neid herneid kasvatada. Vot. Kultuuride nimekiri on mul olemas ka koduleheküljel pisirohe.ee, kellel on suurem laiem huvi, et ma pärast hiljem jagan ka materjale, kus te saate infot. Et seal on mul kultuuride nimekiri ka olemas, et mida kasvatada, mis on sellised sagedasemad, mis võib-olla nõuavad rohkem tähelepanu seal, näiteks peet või basiilik, et see info on kõik olemas. Aga nüüd ma teen ka ühe külvi läbi, et kellel on ka muld olemas teisel pool ekraani ja seemned ja vesi olemas, siis tehke minuga julgelt kaasa. Mul on siin siis olemas muld, et mida ma soovitan mullaks valida. Valige, ma pean niimoodi hoidma, vaat nii. Mida ma soovitan valida on hea külvimuld kindlasti, sellepärast, et selles ei ole mingisuguseid lisaväetisi, et pisikesed tõusmed ei vaja väetist kohe, kui nad on noored, pigem liiga rammus muld just takistab seda head idanevust. Et selline mõnus külvimuld, mis on sellise hea tekstuuriga, mis lõhnaks hästi, kus ei oleks hallitusi sees, kus ei lendaks välja mingisuguseid putukaid, et see külvimuld mõnus soe, et ta oleks nüüd hoitud ilusti toas ja soojas, et ta ei oleks külm, et näiteks kui aianduspoest kuskilt osta, eks ju. Ja minu lemmik, ma teen alati neile reklaami, ei ole üldse sponsored, et on Matokard, armastan, neil on mahemuld ja me oleme aastaid oma ettevõttes ka neid kasutanud, et lihtsalt kõige parem muld üldse, et ma tean, ma lihtsalt olen kasutanud seda ja ma väga naudin. Nii, muld on olemas ja mina valisin siis karbikeseks sellise madala karbi. Niisugune 4 sentimeetrit on see karp. Panin ilusti mulda täiskarbi. Siia ma praegu valisin sellise karbi, millel on all augud. Et kodus ka, et võite valida karbi, millel on augud või ei ole augud, näiteks hakklihakarbi. Et kui te valite sellise karbi, kus auke ei ole, et siis tuleb lihtsalt kastmisega olla ettevaatlik. Et ei tohi liiga palju kasta, et see muld oleks pidevalt märg, et siis et jah, aukudeta karbiga peab lihtsalt ettevaatlikum olema. Või siis võtate 2 hakklihakarpi, ühele teete augud ja teisele ei tee auke, ja panete üksteise sisse ja vee valategi sinna alla karbi peale. Nii, muld on siin sees ilusti. Siis mida ma alati teen oma külvide puhul on see, et ma vajutan selle mulla tasaseks. Et seda võite teha siis näiteks mingi teise karbiga või potiga või mis iganes asjaga teil nagu seal olemas on või siis ka näppudega. Et näppudega võite ka selle mulla tasaseks teha. Miks ma teen mulla tasaseks on sellepärast, et mul oleks tasane pind ja mu taimed kõik kasvaksid ühe pikkused, siis mul on ka mugavam neid kääridega hiljem lõigata. Nii, muld on mul ilusti siin olemas ja nüüd ma niisutan selle märjaks. Et niisutan mulla märjaks, et ta oleks juba mõnusalt paras niiske. Ja täna ma valisin siis meile siia amarandiseemned ja herneseemned, et ma teengi selle külvi teen amarandiseemnetega, niisugune nunnu seemnetopsikene, et siis siin on nagu augud, et täpselt nagu see maitseaine tops. Et nendega ma alati teen oma külve ja see külv, mis ma teen, te kohe näete ka, kui tihedalt ma teen selle. Tavaliselt see on kõige suurem üllatus inimestele, kui tihedalt see külv tuleb, et väga tihedalt, et igale seemnele võiks olla selline võib-olla 1-2 millimeetrit ruumi naabri kõrval, et täpselt nii tihedalt. Et siis ma saan lihtsalt väga hea ja tiheda külvi ja saan hästi palju taimi sellelt pisikeselt nii-öelda maa-alalt. Et siuke külv on mul valmis. Ja nüüd ongi, amarant on hästi kiire taim, ta kasvab ka 7 päevaga, nii et 7 päeva pärast saan siit juba sellised ilusad punased taimed.
Nii, pisirohega on külv on tehtud ja siin on jah pilt sellest, et mitte ainult inimesed ei või pisirohe või idandeid süüa, et ka meie sõbrad, loomad ja linnud väga armastavad rohelist, eriti praegusel ajal, kus vitamiine hakkab juba vaikselt vähemaks jääma. Et nii kassid söövad siis seda kassimuru ehk siis nisu, kaera, otra, aga ka kodulinnud, et me ikkagi alati iga nädal ka meie enda kanad ja haned ja pärlkanad saavad rohelist, et neile me siis ka nii idandame, et nad saavad ka seemneid süüa, kui siis ka anname neile nii pisirohe kui pisirohejääke. Nii, külvi tegime ära. Nüüd idanditest. Idandid on siis sellised köögivilja või maitsetaimede, juurviljade kultuurid, mis tegelikult on seeme, mis idaneb. Et idandite puhul siis jah, tarvitatakse toiduks seda seemet, mis on alustanud oma elutegevust. Idand koosneb seemnest, idujuurest ja vahel siis ka iduvarrest ja lehtedest. Et neid võib süüa väga varakult, et kas keegi ei näe slaide? Kas Ermo ei näe slaide? Kas keegi veel ei näe slaide? Ma igaks juhuks küsin. Vahepeal kadus ära, aga nüüd on juba uuesti tagasi minul. Okei, aitäh, Maria. Ma võin nii teha, et ma panen enda video kinni, siis võib-olla internet on parem ja näete slaide ka. Nii, praegu peaks olema siis idandite slaid, et kus mul on pildi peal idandid versus pisirohe. Et jah, idandid on siis seemned, mis on alustanud oma elutegevust, et neid võib süüa niimoodi, et see seeme on nii-öelda pakatanud, ehk siis 1-2-päevaseid seemneid, võib süüa neid siis, kui nad on tekitanud omale selle iduvalge idujuurekese, aga neid võib kasvatada ka täpselt nii kaua, et tal juba tekib see roheline iduleht, et siis on ka veel jumalasta okei neid süüa. Neid täpselt samamoodi nagu pisirohesidki hinnatakse selle poolest, et nad kasvavad hästi kiiresti ja nendes on hästi palju vitamiine, mineraalaineid, fütotoitaineid ja et nad teevad meie toidulauda rikkamaks. Jälle 365 päeva järjest, et mis on idandite pluss võib-olla versus siis pisirohega ongi see, et tegelikult idandid ei pea valgust saama, et neid võib täiesti vabalt kõige pimedamas toanurgas kasvatada, et otseselt neid valgust vaja ei ole. Et need idandid, mis on siis valgust saanud, muutuvad roheliseks, ehk siis neile tekib siis see klorofüll, mis siis on siis väga hea stressimaandaja, aga otseselt see ei ole nagu nii vajalik, et võib ka siis mitte rohelisi idandeid süüa, et need on täpselt sama head ja kasulikud. Kõige kiiremad kultuurid kasvavadki siis 5 päeva, 5 päeva, 7 päeva, seal mungoad ja lutsernid, redised, brokolid ja näiteks laugud, sibul, küüslauk, mugullauk, et neid siis selline 2 nädalat võib rahulikult kasvatada. Et jah, need on siis siuksed pikemaajalisemad. Ja siin on siis üks pilt siis erinevatest pisirohedest, mida me ise kodus oleme kasvatanud. Siin on lutsern, mis on siuke hästi maheda maitsega, sibul, mis on minu täielik lemmik, mul tohutult meeldib sibula idandid. Redis Rambo, et ta on siukene hästi ilusa värviga, et ta üldse nagu oma välimuse poolest on kõige armastatum nii pisirohe kui idand, sest et ta tõesti natukene juba toidule pannes muudab selle toidu tohutult rõõmsaks. Idandeid võib siis teha niimoodi purgis, et siin on mul üks purk, millel on siuke spetsiaalne gaas tellitud, aga võib ka siis sellises nõus, et see on siis siukene mitmetasandiline nõu.
kõige sagedasem küsimus, mis idanditesse puutub, on siin see hallituse küsimus, mis juba tuli ka, eks ju, et kõige olulisem idandite puhul on see, et neid tuleb iga päev nagu hommikul õhtul läbi pesta, läbi loputada ja tekitada selline koht, kus tegelikult seal purgis ei oleks, seal purgis või siis selles nõus ei oleks liiga palju taimi. Et kui nad nagu satuvad ummuksisse ja näiteks pesemise ajal nad ei saa õhku, siis võibki hallitama minna. Ja kui on näiteks ka mingisugune kehvem partii seemneid, et idandite puhul on üli oluline, et need seemned oleksid head. Et kui on nagu sellised juba see idanevusprotsent seemnetel on pisem, et siis on nagu suurem tõenäosus, et seal lähevad näiteks mingid seemned lähevad ligaseks ja nad ei hakkagi üldse idanema ja nad muudavad kõik ülejäänud seemned ka ligaseks. Et hea seeme ja pesemise puhul, näiteks näiteks konkreetne näide siis sibula puhul, mida ma hästi tihti teen endale, ongi see, et siin on mul sibul täpselt niimoodi, et ta enam mul purki ei mahu ja peale seda ma jaotan ta oma selle nõu peale ära niimoodi, et seal nõus on neil rohkem ruumi ja rohkem õhku. Ja kui ka purgis nagu neid seemneid loputada, siis ma hästi tihti loputangi neid kas eraldi kuskil poti sees või siis ka sõelaga, et siis nad saavad ka seda õhku, et nad ei läheks hallitama. Ja siin see üks pilt, kus on siis need juured, et hästi oluline on siis ka mitte ajada neid juuri segamini hallitusega. Et üldiselt hallitus on midagi sellist, mis juba ka natukene lõhnab kehvemini, ta on selline hallikas, aga siis need juured on sellised valged, tulevad seemnest välja ja näevad väga õrnad välja. Et üks kõige sagedasimi küsimusi, mida mulle meili peale saadetakse, ongi see, et kas mul hallitab ja 99,9% ma alati ütlen, et saa tuttavaks, need on idujuured. Et need on need esimesed juurekesed, mis sealt seemne seest siis välja tulevad, et nad ei olegi hallitus. Nii, ja tahtsin näidata siis ka, nii panen kohe video uuesti tööle, et mina siis tegin niisuguse hästi lihtsa variandi, kuidas kodus idandada, täiesti tavaline klaaspurk. Siin on see tikkimisriie, võib ka marli võtta. Ja siis kuidas ma panen omal sinna kööki selle counteri peale, on niimoodi, et mul on seal eraldi selline alus ja siis ma panengi lihtsalt aluse peale niimoodi pikali, et siis see vesi läheb siit, üleliigne vesi läheb siit välja ja seemned on hästi rahul. Kui palju siia purgi sisse seemneid panna? Et mul on siin hernes. Herned on eelnevalt leotatud, et sellised suuremad seemned, näiteks kooritud päevalill, hernes, et neid võiks kindlasti selline 12 tundi enne leotada ja teisi seemneid, näiteks brokoli, redis, selline 6 tundi, 10 tundi on täiesti okei. Et neid võiks siis leotada, et siis see seeme ei kuiva kohe alguses liiga kiiresti läbi. Ja siia purgi sisse ma panen, et selline alustamise mõttes on okei panna lihtsalt see purgi põhi seemneid täis. Et purgi põhi seemneid täis ja alustamiseks on see jumalast okei. Et kui purgis ongi natuke liiga palju seemneid, siis nad ka ei saa õhku ja nad võivad minna hallitama. Ja siis selles mõttes, kuna nad nüüd olid mul leos 12 tundi, siis nendega on nüüd väga okei. Et järgmise läbipesu ma teengi siis homme hommikul nendele hernestele. Et võib võtta siis selle riide siit pealt ära või siis võib ka läbi selle lihtsalt voolava vee siia sisse lasta, läbi pesta ja vesi siis välja nõrutada. Nii, niisugune väikene lihtne idandamise nipp. Nii, nüüd on mul järgmine teema ja see on siis nii-öelda see köögiviljade teema. Et see köögiviljade teema on minu meelest selline hästi äge just koos lastega teha.
et mis on need vahvad nipid, kuidas peale pisirohe ja idandite siis oma toidulaua mitmekesistada. Et valikus võivad olla näiteks sellised köögivilja, juurvilja, kultuuride jäägid. Näiteks ongi pildi peal on mul punapeet, et eriti lähevad kasvama nii-öelda ongi enda kasvatatud peedid või naabrinaise või kelle iganes mahetaluniku käest saadud peedid ja porgandid, mis ei ole siis töödeldud. Et nad ikka sinna suve poole, kevade poole juba vaatad, et väike roheline tuleb ja miks mitte siis selle asemel, et nad komposti visata, lõigata nad väike, suurema sellise nii-öelda kannaga ära ja panna nadki kas siis mingisuguse aluse peale, kus nad saavad pidevalt niiskust nii-öelda idanema ja siis taimlehekesed saavad kasvada ja saab juba siukse mõnusa rohelise ampsukese, et siis punapeedilehed või lehtpeedilehed, porgandilehed on, eks ju, söödavad, et porgandilehtedest pestot teha on üliminna. Mida veel niimoodi kasvatatakse, on kõiksugused sellerid, et nii siis juurselleril see ülemine osa kui varsselleril siis alumine osa võib kasvama panna niimoodi vee sisse, aga ka kaalikad naerid, mida ei tohiks panna niimoodi endal koju kasvama ja siis mille lehti süüa on kartul, et maavitsaliste lehed ei ole söödavad, et neis on siis seda solaniini, mis on mürgine, et mis ei ole tarvitatav niimoodi, aga ülejäänud nii-öelda jäägid on siis täitsa tarvitatavad. Köögiviljadest, mida veel võib kodus aknalaual kasvatada, et hetkel küll väikese lisavalguse abiga, aga kõiksugused, eks ju, rukolad, lehtköögiviljad, rukola ja basiilik, maitsetaimed, tillid, koriandrid, petersellid, et praegu panna, basiilik ongi pikema idanevusega, petersellid, sellerid samamoodi on pikema idanevusega, et need juba panna endale kodus seal aknalaua peal kasvama, et siis saab juba kevadel varakult nad välja istutada ja saab juba rohelist nautida. Aga mida võib veel kodus aknalaual tegelikult kasvatada? Tomat, paprika, sellised asjad, et siin nende igasuguse tšillide ja maasikfüüsalite külvamise aeg ongi ju tegelikult veebruaris, et varsti võiks tomatid ka kasvama panna, et saab neid tegelikult läbi hooaja siis täiesti edukalt seal aknalaua peal ka kasvatada, et lihtsalt nende puhul on oluline see, et see õhuniiskus oleks veidikene suurem, eks ju. Aga miks mitte aknalaua peal kasvatada söödavaid lilli, et ka siukene hästi põnev väljakutse, mida võib kas ise teha või siis koos lastega. Ja siin jääkidest vana hea sibul, eks ju, vana hea roheline sibul, aga kas te olete ka näiteks küüslauku proovinud, et kui sõber küüslauk läheb ka roheliseks, siis ta ei muutu kuidagi kehvemaks, vastupidi, jälle panete otsapidi vette ja võib ta siis kasvama panna ja need noored küüslaugu lehed on siis imemaitsvad hõrgud. Et mina mäletan, üks minu kõige suurimaid õppetundi siin elus oli see, et minu ema ikka ütles, et oi, et kui küüslauk läheb kasvama, et siis see küüslauk enam ei kannata süüa ja ma mäletan, kuidas me viskasime lihtsalt need küüslaugud minema. Ja siis, kui ma kuidagi sain teada, et issand, aga ma võin ju need küüslaugud oma täpselt samamoodi nagu selle sibulagi kasvama panna, siis mul oli täiesti selline ahaa-efekt, et issand, nii kihvt on, jah. Et ma loodan, et kellelgi veel on see ahaa-efekt, et ei pea küüslauku ära viskama. Ja siis, mida veel aknalaua peal kasvatada? Toataimi, mis on tulnud söögitaimedest. Et kui väga hästi läheb ja kõik tingimused on väga head, siis tegelikult väga paljud nendest samadest toataimedest, mis ongi siis need toidutaimed, võib ka saada vilja. Et näiteks seesama pilt sellest kohvipuust ongi minu enda kohvipuu viljad, et sel aastal ilmselt saame isegi päriselt kohvi teha, kui ma korralikult need seemned, marjad olen saanud ära röstida.
et päris palju kannab vilja. Aga mida veel, et tegelikult kõiksugused, eks ju, tsitruselised, et Eestis täiesti võimalik saada neilt vilja, samamoodi granaatõunapuuga, et kui see talvel just on see aknalaud ka natukene jahedam ja ei ole selline päris niisugune 25 kraadi seal aknalaua peal, et sellised tsitrulised granaatõunad, kireviljad, et need tahavadki natukene talvel niisugust külmemat. Avokaadopuu on selline taim täpselt, et kui sa saad selle emase taime sellest seemnest, et siis sa võid talt isegi teoreetiliselt vilja saada, kuigi ta on ka kahekojaline, et tal on nii emast kui isast vaja. Mangopuu saab kasvama panna, hariliku viigipuu saab kasvama panna, õlipuu, tatlipalmi, et tatlite seest saab siis need seemned, mis idanevad niisuguse paari nädalaga, võib omale ise palmi kodus kasvatada, papaiat, viigikaktuse ehk siis opuntia, eks ju, tema need punased viljad on söödavad. Aga ka hästi kihvt kaktus on siis maasikkuukaktus, mille vili on siis siin pildi peal on see draakoni vili, et ka täiesti edukalt läheb kasvama, et sealt eksootiliste puuviljade letist üks puuvili võtta ja siis pärast kodus kasvama panna, et niisugune äge väljakutse. Miks ma olen siia toonud kirsiploomi, virsiku õunapuud 3 küsimärgiga on just see, et tegelikult kui sa kodus tahad, sa võid ka need omal kasvama panna, et sa saad sealt taimed. Et sa saad sealt taimed, aga sa kindlasti ei saa sealt neid sorditaimi nendel ploomi või virsiku puudel, et sa saad sealt lihtsalt mingisuguse metsiku üllatuse. Et teoreetiliselt on see ikkagi taim ja taim võib sind väga rõõmsaks teha, aga siis lihtsalt ei tasu oodata, et sealt tulekski mingisugune eriti uhke sort välja. Toataimena võib ju kasvatada ka kodus kõrvitsat või siis sedasama tomatit, millest ma enne rääkisin. Aga hästi kihvt justkui nagu toidutaimedest rääkida, on just hästi äge, mis praegu suurtes restoranides tohutu populaarne taim on see jänesekapsas. Et see on siis salat jänesekapsas. Ta on selle sama jänesekapsa sugulane, kes suviti inimeste koduaias on vastikumbrohi. Et seda ka kasvatatakse siis, osad inimesed kasvatatakse kodus aknalaual toataimena. Et nüüd teate, tema lehed on ka söödavad, täpselt samamoodi nagu õnnejänesekapsal või Santa Katariina jänesekapsal. Et hästi ilusad toataimed, aga lehed maitsevad ka mõnusalt hapult ja annavad sellele roale niisuguse mõnusa maitsenüansi. Kuidas siis neid pisirohesid või idandeid või siis ka näiteks neid noori peedilehti kodus toidus tarvitada. Kõige parem on värskelt, täpselt nii, kas lõikad või võtad ta sealt purgist, kohe sööd. Siis on ta kõige värskem, ta on mõnusalt turgoris, see on kõige rohkem vitamiine, mineraalaineid ja värskelt salati sees mõnusale näiteks mingisuguse prae peale panna. Et jah, selline värskus. Võib panna värskelt neid siis ka näiteks sushi sisse või wrappi vahele, aga kõige populaarsem ilmselt ongi siis selline nagu toitude kaunistamine. Et kuna nad esteetiliselt, need pisikesed taimed on lihtsalt nii ilusad ja kirkad ja muudavad need toidud nagu niivõrd ilusaks, et siis jah, kõige popim on ikka see vana hea see toitude kaunistamine, et olgu nad siis kas mingisugused magusad suupisted või soolased suupisted, et sobivad igale poole. Et kibedama maitsega, näiteks sinep või redis soolasema toidu peale, aga näiteks kui on mingisugused magusad muffinid, miks mitte seesama lutserni idand või siis näiteks noored herne köitraod, teevad nagu selle toidu juba rõõmsamaks ja lapsed ja mehed söövad ka parema meelega.
Aga mis meile nagu kodus ka endale hästi meeldib teha, et siin pildil on siis võileivad, eks ju, ja mida ma olen teinud, ongi kas maitsevõid või hummust. Samamoodi, et panen sinna sisse siis seda pisirohe või idandeid, et annab jälle sellele maitsevõile või hummusele sellise mõnusa toreda maitsenüansi ja siis ongi, et teed seda leiba, paned sinna oma maitsevõi peale ja oma maitserohelise ka ja viib keele ikka mõnusalt alla. Nii, põhiosa on mul selles mõttes vaikselt juba hakkab läbi saama. Võib-olla isegi natukene kiirustasin, aga räägin siis veel sellest, et mida me teeme. Et minu ettevõte Pisirohe tegelebki siis taimede ja teadmistega. Et mulle hästi meeldib inimestele jagada seda teadmist nagu tänagi, et kuidas neid pisirohesid kasvatada või siis kuidas idandada. Et jah, teeme koolitusi nii suurtele kui väikestele lasteaedades, külamajades, erapidudel, et kus iganes. Et hästi tihti teengi inimestele seal sellist pisirohemängu, kus ma jagan inimestele taimi, et nad saaksid kohe neid taimi maitsta, nuusutada ja panen pildid juurde, et inimesed saaksid siis tunnetada neid taimi ja panna nad piltidega kokku, et selline mäng on nagu see, mis aitab paremini neid taimi tundma õppida ja meeles pidada. Ja kui ilmselt, kui te kirja niikuinii kätte saite, et siis te nägite ka, et meil on kodulehekülg, kus saab siis infot. Ja keda nüüd see selline rohelise kasvatamine hakkas rohkem huvitama ja ta tahaks sellest süvitsi teada saada, siis siin nüüd varsti tulebki Räpina aianduskoolis täienduskoolitus, kus ma siis mahukalt ja detailselt räägin erinevatest kaasaegsetest tehnoloogiatest, et kuidas toidutaimi kasvatada. Et see on selline tõesti mahukas koolitus 5-päevane, et 3 päeva veebis ja 2 päeva koha peal. Et seda koolitus siis toimubki meil siin samas ettevõttes koha peal, et kus siis praktiliselt näete, kuidas me nende kasvuriiulite peal neid taimi kasvatame, kuidas toimub lõikamine, pakendamine. Et see on jah selline mahukas koolitus. Ja see kingitus, mida ma siis ütlesin, on see selline väikene sooduskoodikene, et juhul, kui te tahate häid ja kvaliteetseid seemneid, millega siis idandada või pisirohe kodus kasvatada, et siis selle sooduskoodiga saate –30%. Et ma loodan, et läheb asja ette, et kasutage julgelt, kirjutage sooduskood endale üles, jätke meelde. Et see on meie kingitus teile. Ma loodan, et te saite motivatsiooni, inspiratsiooni, et alustada väikeste sammudega. Et selline pisirohe kasvatamine või idandamine, et see on selles mõttes, ma kogu aeg ütlen, et jah, see on lihtne ja nii, aga minu arust kõige keerulisem, mis selle nende pisikeste taimede kasvatamise puhul on just selle järjepidevuse tekitamine. Et mul oleks seda järjepidevust, et näiteks kui ma soovin, et mul oleks iga päev natukene idandeid kodus, siis ma tean, et ma pean näiteks kas üle päeva endale need seemned likku panema ja ma pean neid ilusti kogu aeg nagu läbi pesema, et sellise järjepidevuse tekitamine ongi nagu see kõige keerulisem selle taimede kasvatamise puhul, et mul oleks seda meeles, et ise ma täpselt samamoodi, et ma räägin inimestele, et see on lihtne, see on nii, aga täpselt samamoodi,
avastasin, et oi, et see nädal unustasingi panna omal need sibulaseemned likku ja see nädal ma ei saanudki endale neid sibulaidandeid, sest lihtsalt läks meelest ära. Aga õnneks on mul siin pisirohe, nii et saab pisirohe siis süüa. Et jah, see järjepidevuse tekitamine ja nii seemnete külvamise puhul kui idanema panemise puhul, aga teine asi on see järjepidevus, et ma iga päev oleks meeles siis kas vaadata, kas need taimed vajavad kastmist või läbipesu, et mina alati soovitan seda järjepidevust siis siduda hambapesuga, et hambapesu ei lähe meelest ära, et siis loodetavasti ei lähe ka siis need taimede hooldamine ei lähe ka meelest ära. Nii, kuna ma olen olnud natukene liiga kiire, siis jõudsin küsimuste-vastuste juurde, et õnneks neid küsimusi on teie poolt nüüd tulnud ka. Et enne kui ma hakkan neile vastama, siis teen häbitut reklaami ka, et nüüd just ilmus uus ajakiri Aed, kus on siis üks minu lugu, seal on rohkem lugusid, seal on 3 lugu, aga just see pisirohe ja idandite lugu tuli niisugune hästi hea mahukas, et seal on siis nii need kultuurid kui siis üksikasjalikult nagu punktide kaupa, et mida kasvatada, mis on niisugused paremad ja mis on sellised aeganõudvamad kultuurid ja tegelikult hästi palju head infot on meil siis pisirohe veebipäevikus blogis ka olemas, eks ju, et visake pilk peale, et mis mul seal blogis on, et just ka panin sinna infot üles just pisirohede ja idandite kohta ja ilmselt siin lähiajal teen ka postituse nende samade köögiviljataimede kohta, et kuidas nagu selliseid vahvaid koduseid nippe lastega näiteks teha, et kuidas rohelist kasvatada, et seal veebipäevikus on siis see info ka olemas. Aga ma hakkan tegelikult vastama siis äkki nendele küsimustele, et siis saan ka üle teha kas või näiteks selle sama külvi, et kui ma natukene siin kiirustasin, et siis saame võtta rahulikult nüüd selle aega. Nii, alustan küsimustega. Nii, kas ma tean, millises idandis on kõige enam rauda? Ma hetkel niimoodi puusalt isegi ei oska öelda, mis need kõige rauarikkamad on, aga ilmselt ma kujutan ette, et kaunviljalised on eks ju kõige paremad sellised idandid, mida tarvitada, sest et just kaunviljaliste puhul see idanenud seeme on inimese organismile paremini omastatav, et ma selle raua asja võin täiesti välja uurida, et kui sa soovid, Sirje, et ma kirjutan sulle näiteks sellest pikemalt, et ma niimoodi puusalt ei oska sulle öelda, aga idandite puhul ka, eks ju, nii idandi kui pisirohe puhul ikkagi see brokoli on üks kõige armastatumaid ja hinnatumaid kultuure, ja brokoli on ka hästi kergesti kasvatatav, et seal on hästi palju kasulikke aineid, et miks mitte võib-olla siis ka brokoli lihtsalt niimoodi välja pakkuda. Miks lähevad hallitama idandid? Just ongi seesama, et võib-olla on asi seemnes, et ma alati soovitan, et kui näiteks kui te valite neid seemneid kus iganes, näiteks aianduspoest või siis niisama toidupoest, et siis kindlasti valida sellised seemned, mis on, et seal on näha, et see idanevusaeg ei ole kuskil, et oleks võimalikult värske seeme, et seal pakendi peal ka jälgida neid kuupäevasid, mis seal kirjas on, et valida hea idanevusega kõrge kvaliteediga seeme. Soovitan mahedaid seemneid, mis ei ole töödeldud mingisuguste kemikaalidega, et näiteks osad tavaköögivilja seemned on näiteks puhitud, neil on seal mingisugune roheline või sinine kest peal, et siis neid mitte valida. Et need on ikkagi mürgised. Need seemned, mida me ise müüme, et neid me kasutame ka oma ettevõttes ja ma ise idandan neid, et ma tean, et nad on hea kvaliteediga
ja ma usaldan neid seemneid, et nad ongi mõeldud just selle sama pisirohe kasvatamiseks ja idandamiseks, et head seemned, ja noh, ma võin öelda, et jaa, meie, aga on veel ettevõtteid, eks ju, kes müüvad pisiroheks või idandamiseks seemneid, et üldiselt need, kes müüvad, need müüvad ka head asja. Et meie pluss on näiteks see, et me müümegi selliseid suuremaid pakke, et kus sa saad juba rohkem endale võtta, aga meil on ka olemas selline seemnekomplekt, kus on siuksed pisikesed pakikesed ja ongi nagu siuksed komplektid, et üks on seal pisirohe kasvatamise komplekt, kus on mahedad maitsed, näiteks ongi see hernes, päevalill, brokoli ja rukola oli mul vist. Siis on siuksed teravamate maitsetega pisirohe komplekt, kus on seal taikon, redis, sinep ja Aasia lehtnaerite segu. Et seal on siis sellised natukene särtsakamad maitsed, eks ju. Siis on meil eraldi idandamise komplekt, et kus ongi vana hea munguba, lutsern, lääts ja ma ei mäleta, kas mul oli hernes. Et minu meelest ühed parimad idandid, mis mulle endale nii tohutult maitsevad, ongi need samad herned, et mulle seda näidet nagu alati meeldib nagu hästi tuua, et ma kunagi ei ütle seda, et idandid on paremad või pisirohe on parem, et vastupidi, et ma just tahan nagu öeldagi seda, et see mitmekesisus on oluline, et see toidulaud oleks erinevatest taimedest lookas, et see idandatud seeme, herneseeme koos selle idujuurega maitseb hoopis teistmoodi kui see herne pisirohe ja mõlemad on ülihead, et üks mu lemmikuid snäkke ongi süüa neid idandatud herneid, et selle asemel, et ma kommi sööksin, et siis ikka võtan seda herneidandit, et saada ise ka olla tervislikum. Et jah, need erinevad maitsed, eks ju. Aga jah, nagu ma ütlesin, hea kvaliteetne seeme, eks ju. Mul on hea meel, et Merlil tekkis isu. see on tore, et just see slaid ka, kus olid need erinevad toidupildid olid peal, et ega mul endal oli täpselt samamoodi, et see üks pilt, kus mul oli see võileiva pilt, oli mul tehtud varakevadel, et seal lisaks sellele pisirohele idanditele oli siis seal pildi peal olid ka nurmenukuõied ja vahtraõied, mis on ka söödavad, eks ju, ja nad andsid nagu sellele võileivale nii ilusa välimuse, et natukene oli isegi kahju süüa, kuigi ma teadsin, et väga hea ja kasulik on. Kas peale redise on veel mõni pisirohe vänge maitsega? Vänge maitsega on, eks ju, sinep, valge sinep ja salatkress. Et see salatkress on ka üks selliseid kultuure, mida Eestis on just nagu selliseks noore salatitaimena on juba päris kaua müüdud. Aga minu meelest see täpselt ongi niimoodi, et kui sulle meeldivad siuksed hästi vänged maitsed, siis see salatkress on nagu väga hea näide sellest, et ma isiklikult ise ei ole salatkressi suur fänn, sest minu jaoks on ta nagu väga spetsiifilise lõhnaga, aga jälle tean inimesi, kellele tohutult maitseb salatkress, et tema on kõige vängem, siis on valge sinep ja siis on see redis ja taikon, et need on siis nagu nii-öelda kolmandal kohal. Ja siis sealt tulevadki need Aasia lehtnaerid ja punane sinep vänguselt. Ja täpselt samamoodi, et siis nii redise idandid kui pisirohe maitsevad sarnaselt. Et nende puhul nagu liiga suurt erinevust ei ole. Kas ma olen proovinud õunaidandeid? Ei ole. Väga lihtne vastus, et ei ole õuna idandanud. Ma ei tea, kes tahab proovida. Väga huvitav küsimus. Kus kohast saab küüslaugus seemet?
Mul on hetkel isegi natukene küüslaugu seemet laos olemas, aga küüslaugu seeme jah, ei ole liiga sage asi, mida kuskil nagu müüakse. Et nii palju, kui ma tean ka, siis see edasimüüja, kellelt meie oma seemned saame, et temalt ma sain ka ainult spetsiaalselt küsides seda küüslaugu seemet, et see ei ole jah liiga sage nagu see küüslauk, et tavaliselt mida kaubanduses müüakse nii-öelda laukudena ongi sibul, siis on mugullauk, et see mugullauk on ka sellise mõnusa kerge laugu maitsega, et ta ei ole nii kange, kui on sibul, et on siis natukene vähem sibulasem. Et see on ka niisugune lahe, aga pikaajalisem protsess. Et idandina siis jah, need laugud on sellised, mida ikka 2 nädalat kasvatad, enne kui saad selle korraliku mõnusa peotäie seda lauku. Miks on peet keerulisem kultuur? Mida see keerulisus tähendab? Peet on niisugune huvitav kultuur, mis siis nagu katmikalal kuidagi üldse ei taha kasvada. Et see on minu enda kogemus siin ettevõttes mingi 5 aastat juba, aga ka teised siis võrsekasvatajad on öelnud, et peet kuidagi nagu Eesti talvistes tingimustes on pirtsakas. Et ta idaneb hästi, aga siis, kui on aeg selleks, et see valgus, siis talle ei meeldi tehisvalgus, aga samas näiteks ka siin näiteks Eesti kõige suurem võrsekasvataja on öelnud, et nemad kasvatavad kasvuhoones, et seal täpselt samamoodi, et millegipärast just peale idanevust tekivad erinevad probleemid, et talle hästi tihti tuleb see tõusma põletik, siis ta juba vajub longu, läheb hallitama. Peedi puhul on peet ja basiilika on hästi sarnased selles mõttes, et kastad liiga palju, siis ta läheb mädanema või tekib tõusma põletik, kastad liiga vähe, siis ta kukub pikali ja läheb hallitama. Et ma ise nagu naeran seda, et need on need kultuurid, et kui sa neid natuke valesti vaatad või tuul kuskilt valesti puhub, et siis nad juba kukuvad pikali ja ei taha kasvada. Aga jälle suvel peeti kasvatad, kõik on ülihästi ja isegi kui ma suvel kasvatan teda siin meil tehistingimustes, siis mitte mingit probleemi peediga ei ole, et selles mõttes jah, et väga huvitav sesoonne kultuur. Aga samas, miks mitte kodus aknalaua peal poti sees, et võib-olla jah, peeti ma kasvataksin sellise sügavama poti sees, et siis nii-öelda mulla niiskus on stabiilsem. Et kui peeti proovida, siis proovige näiteks poti sees kasvatada. Miks päevalillel seemnekestad ära ei kuku? sest need seemnekestad ei taha sealt ära kukkuda. See jah, päevalill on selles mõttes huvitav kultuur jah, et need seemnekestad jäävad sinna külge, et isegi see, näiteks on üks niisugune nipp, mida ikka öeldakse, et tehke ja mida ma isegi ütlen, et see, et kui te panete näiteks päevalille või peedi mulla alla, et siis see mulla raskus nagu tõmbab selle seemnekesta ära, et tegelikult ei tõmba. Et vastupidi, et see seemnekest on hoopis mullane, kui ta sealt mulla alt nagu tärkab, aga kuidas nendest päevalille seemnekestadest või näiteks ka peedi seemnekestadest lahti saada, ongi see, et lihtsalt pritsita märjaks, pritsid selle märjaks seemnekesta ja teed vahepeal pai. Jälle järgmisel päeval pritsid märjaks, jälle teed pai, et siis nagu need seemnekestad kukuvad paremini ära. Või kõige lihtsam, mida me ka teeme oma ettevõttes, lihtsalt pritsime märjaks ja näppudega. Ükshaaval võtan kõik ilusti seemnekestad ära, et siis ma saan kõige ilusama ja puhtama taimed, kui ma ilusti näppudega võtan ära ja siis pritsin uuesti puhtaks, et siis mul on kõige ilusam päevalill. Ja näiteks hästi oluline ka, et näiteks ongi, kui te neid samu pisirohetaimi kõiki ei jõua ära tarbida, mis te olete kodus kasvatanud või idandeid ei jõua ära tarbida, et kui te panete nad külmkappi, et siis alati tuleb panna kuivad taimed.
et ei tohi panna seda märga taime, et näiteks kui ma olengi just selle päevalille nii-öelda ära puhastanud, ära pesnud, et siis ma lasen tal ikkagi liikuva õhu käes ära kuivada, lõikan maha ja panen külmkappi, et siis külmkapis selline mõnus nädal aega säilivad nad väga hästi, kui nad on ilusti kuivalt sinna paki sisse pandud. Ja idandite puhul täpselt samamoodi, et idandid lasta ilusti ära nõrguda veel, natukene õhu käes ära kuivada ja siis panna sinna kinnisesse pakendisse, et kui panna märjad idandid külmkappi, siis nad lähevad ka hallitama ja mädanema. Nii, mõned räägivad, et idandamisel ei ole vaja mõne kultuuri puhul iga päev neid läbi loputada, et siis lähebki hallitama. Kuidas on sellega? Jah, näiteks hernes on võib-olla natukene lollikindlam selles mõttes, et ei pea iga päev, tegelikult vaata, sõltub. Ikkagi selles mõttes ta sõltub, et näiteks kui on selline kodu, kus on õhuniiskus on hästi madal, alla 50% ja hästi kõrge temperatuur, näiteks ongi tuba on kogu aeg 23 või 25 kraadi, siis see õhuniiskus on hästi suur, õhuniiskus on madal, temperatuur on suur ja näiteks ka seal samas selles purgis või idandamis nõus see seeme kuivab kiiremini läbi. Et selles mõttes nagu sõltub ikkagi, et ja näiteks algusperioodil on vaja rohkem läbi loputada, läbi pesta seda idandit. Et see on just sellest, et see seeme on hästi tundlik alguses sellele läbikuivamisele, et kui see idujuur ei ole ka jõudnud nagu korralikult sealt seemnest välja tulla ja kui ta veel läbi ka kuivab, et siis see lihtsalt ta ei kasva enam edasi ja ta võibki siis hallitama minna. Aga näiteks kui see idujuur on juba väljas ja võib-olla esimene see idulehekene on ka väljas, siis tegelikult kui ta näiteks ma päeva jooksul ühe korra või ma ka unustan nagu näiteks läbi pesta, et siis ta ei kannata nagu nii hullusti. Et selles mõttes ongi, et ongi hallitus võibki tekkida sellest liigniiskusest, kui ta ei ole ikkagi seda hapnikku saanud, et see hapnik on ka selles mõttes nagu hästi oluline, et see purk olekski nagu tagurpidi, et see niiskus saaks ära minna, et siis ka, et jah, see hapnik ja et ei oleks nagu pidevalt liigniiske. Nii. Jaanal on hea meel, et meeldetuletuse sai pisirohede eest. Näe, Merli vastas, et AI vastas raua osas. Kõige rauarikkam idand on tavaliselt brokooli. Väga hea. Idandid on täis rauda, muid vitamiine, mineraalaineid, C-vitamiini. Jah, C-vitamiin on hästi oluline, et igasuguse sellise immuunsuse ja tugeva tervise puhul on jah, see C-vitamiin on hästi oluline ja enamikes pisirohedes on C-vitamiini hästi palju, et eeskätt näiteks C-vitamiin redis on hästi C-vitamiini rohkem. Rauarikkad idandid ongi munguba ja lutser, jah, ehk siis need kaunviljalised on siis rauarikkad. Munguba, lutsern, hernes ja lääts, et need on siis need kaunviljalised. Et nad panin täitsa isegi hästi. Kõige rohkem rauda ikka läätsedes ja brokoolis. Väga hea. Inimesed juba vastavad ise. Vänge on ka punane kapsas. Aga see on väga huvitav, et sul on selline kogemus, et vänge on punane kapsas. Et näiteks, kuidas kasvatada seda punast kapsast, et näiteks ongi idandina ta võibki olla vängem kui pisirohena. Et näiteks pisirohena kapsa ja brokooli, aga ka rukola maitse on palju mahedam kui idandina, et see maitse kuidagi nii-öelda jaotub nagu selle taime peale rohkem. Et see on päris hea selline tähelepanek, jah. Et ta võib olla vänge, et näiteks ongi, et näiteks need samad niisugused nagu need tselluloosimatid, et hästi sarnane kasvatamine ongi selle tselluloosimati peal nagu idandamine, et tavaliselt niimoodi ongi, et kui me kasvatame siin nende tehismattide peal, et siis need taimed on ka vängema maitsega.
sest et nad on tavaliselt pisemad ja see maitse on nagu kontsentreeritum, et siis näiteks ongi rukola ja kapsa puhul tuleb see jah väga hästi välja. Vajab suuremat raskust kui muld, karbiga raskus peale päevalille puhul. Ja, et mida mina praegu teile näitasin, ongi seesama, et on see karp, eks ju, ja te panetegi ta näiteks aknalaua peale ja te ei pane talle mitte midagi peale siis näiteks selle kile või kaane peale. Aga selline järgmine etapp nii-öelda pisirohe kasvatuses ongi see, kus pannakse need karbid üksteise peale, et need karbid on siis tavaliselt, mida üksteise peale pannakse, on sama suurusega ja siis ülemine karp imiteerib sellele alumisele karbile seda raskust ja see ülemine karp hoiab seda niiskust ja siis niimoodi kasvatatakse neid pisirohe taimi 3 päeva, hoitaksegi näiteks pimedas, meie oma ettevõttes samamoodi, et me paneme need karbid üksteise peale, siia peale omakorda paneme veel raskuse, et nad oleksid niimoodi mõnusalt tihedalt ja 3 päeva, kui on ilusti nad läbi niisutatud, siis nad ongi meil pimedas ja siis 3 päeva pärast võtan nad välja, nad on kasvanud selliseks mõnusaks kõrguseks ja nad lähevad valguse kätte. Päevalille puhus selles mõttes see raskus, kas seal on raskus peal või ei, et see nagu neid seemnekestasid ära ei võta, et kui see seemnekest on ikkagi selle seemne küljes kinni, et siis ta seal kinni on ka. Et üks võimalus on kasutada selliseid päevalille seemneid, millel juba ei ole kesta. Aga nende puhul ma alati nagu ütlen seda, et tasub olla ettevaatlik, sest tihti nende seemnekestade eemaldamisel, mida tehakse siis tehislikult, eks ju, mingite masinatega, siis tehakse, et see seeme saab vigastada ja siis seemne idanevusprotsent on madalam kui seemnekestadega päevalilledel. Et siis need seemned võivad nagu paremini hallitama minna, et siis nende puhul lihtsalt natukene olla tähelepanelikum, aga nad on ka jumalast okeid, mida kasutada siis. Vot, aga jah, et see on nagu selline nii-öelda järgmine etapp, et kui on nagu esimesed need nii-öelda pisirohe külvamised asjad on läbi tehtud, et siis võib juba proovida seda nii-öelda raskuse alla panemist ja pimedasse panemise asja. Et praegu jah, ma näitasin siis seda nii-öelda esimest versiooni. Nii, päevalille olen ise pannud idanema raskuse alla, nii 3-4 päeva, idaneb paremini ja ei veni nii pikaks. Just, täpselt. Et see just, mis ma ütlesin, et see raskus siis jah, imiteerib nagu seda nii-öelda mulla raskust ja kuna tal on raskus peal, siis kõik need taimed ongi ühepikkused. Et see ongi nagu selle raskuse kõige suurem nagu mõte seal kasvatamise puhul, et taimed tulevad välja lõpuks ühepikkused. Et päevalil on eriti selline kultuur, et päevalille lihtsalt kuidagi on niimoodi, et mõni kasvab pikem ja mõni kasvab nagu lühem, et eriti kui lihtsalt niimoodi aknalaua peal kasvatada. Aga teiste taimede puhul samamoodi, et kõik need redised, brokolid, kõik asjad, et raskuse all niimoodi kasvatada saab hea ilusa ühtlase külvi. Ja. Nii, kas pisirohena ja idanditena võib kasutada samu seemneid? Jah. Et kui on see hea kõrge kvaliteediga maheseeme, siis võib samu. Et idandamiseks mõeldud seemned on tavaliselt kõrgema kvaliteediga, just sellepärast, et idandamise puhul on nagu hästi oluline see, et tegelikult miks ikkagi peaks iga päev läbi loputama ja pesema ongi see, et idandite puhul võib olla suurem tõenäosus, et nad nakatuvadki seal näiteks salmonelloosi või koliga, juhul kui näiteks see seeme ei ole kõige kõrgema kvaliteediga, et idandamine nagu seadusandlikus mõttes on siis ka kõrgemal näiteks tavalisest köögiviljandusest või pisirohe kasvatamisest, sest seal on nagu suurem oht, et see idanev seeme võib nakatuda mingisuguste asjadega. Et pisirohe puhul ongi see, et kuna see taim lõigatakse sealt mulla pinnalt ära selle seemne küljest ära, et siis tõenäosus näiteks koliga või salmonellaga nakatuda ongi väiksem. Aga jah, üldiselt, et kui on hea kõrge kvaliteediga seeme, et siis tõenäosus, et ta juba oleks kuidagi millegagi nakatunud, on siis jah väiksem.
Kas peale raskuse äravõtmist piisab päevavalgusest või tuleb ikka lambi alla panna? Praegu vaikselt hakkab juba see aeg, kus seda valgust õues on rohkem. Et tegelikult, kui on nagu kodus selline aknalaud, kus seda valgust tuleb päeva jooksul hästi palju, siis ma usun, et tegelikult juba vaikselt saab hakkama selle valgusega, mis nagu olemas on. Just nagu, et kui sa kasvatadki 7 päeva, et siis tegelikult juba saab hakkama selle valgusega, et just nagu nende kiiremate kultuuride puhul, aga näiteks kui tahta kodus kasvatada seda sama rukolat suureks leheks või tomatit suureks taimeks, et siis ta kindlasti tahab juba seda lisavalgust saada. Aga kui kasvatada kuskil kaugemal kui aknalaud, et siis võiks nagu panna ikkagi selle lisavalguse, et ta saaks selline 8 tundi otsest valgust kätte. Et siis võiks olla kas mingisugune kangema kangusega päevavalguslamp või kui juhtub, siis see taimelamp võib ka olla täitsa vabalt. Et aga näiteks mul ongi siin on selline ring light, mis mul tekitab valgust, et ma hästi teile paistaksin, et siis tegelikult, kuna see pisirohe 7 päeva, et siis talle täiesti piisab isegi sellisest ring light'ist, kui ma panen talle õhtul paar tundi juurde. Vot. Aga kui on veel küsimusi, et tegelikult meil on veel 4 minutit täiesti rahulikult aega, et 4 minutit saame veel rääkida. Kui on veel küsimusi, võib-olla tahate, ma teen midagi nagu läbi, ma ei tea, näitan seda sama pisirohe külvamist, et võite julgelt ka häälega küsida, mingeid tähelepanekuid asju, et andke teada. Aga üldiselt, mis ma tahan öelda, on see, et mul on nii hea meel, et te tulite. Ma väga loodan, et ma kuidagi inspireerisin teid, et ma andsin teile mingisuguseid toredaid ideid